Hei, tere tulemast tagasi minu kanalile. Tänane video siis saab olema selline küsimus-vastus stiilis, et lasin siis Instagramis anonüümselt teil küsida minu käest siis kas vähiga seoses mingisuguseid teemasid, jumestusega, mis iganes. Kõigele olen valmis kenasti vastama ja tuli päris palju häid küsimusi. Ja ma võtangi need küsimused siin telefonis lahti ja ma arvan, et hakkame pihta. Ja esimene küsimus on siis, on asju, mida oled hakanud rohkem väärtustama pärast vähidiagnoosi saamist? Kindlasti. Peale selle diagnoosi saamist muutub igasugune ellusuhtumine täiesti kardinaalselt. Väärtustama olen hakanud kvaliteetaega rohkem endale oluliste inimestega ja kui oluline on üleüldse oma aja andmine kellelegi. Sellised asjad nagu lihtsalt jalutamine, liikumine, iga hommik ärkamine, hingamine on kuidagi nii suure väärtusega ja tekitavad nii palju rõõmu minus. See, mida ma varasemalt võtsingi hästi selliselt nagu iseenesest mõistetavalt. Praegu ma nagu rohkem väärtustan neid momente elus ja iga väike asi pakub rohkem rõõmu. Ma arvan, et üks kõige suuremaid muutusi on toimunud just minu suhtumises iseenda vastu. Et ma ei ole endaga nii karm enam. Ma olen õppinud oma minapilti armastama, iseennast palju rohkem hindama ja nägema iseendas seda, mida teised on tegelikult kogu aeg näinud, mida ma ei ole uskunud, sest et ma olen kogu aeg olnud nagu fokusseeritud kõigele negatiivsele ja halvale, mis on nagu toimunud. Et see kogu asi on kõik muutunud minu jaoks ja ilmselt tänu sellele olengi ma väga palju positiivsem inimene. Ma loodan, et see kõlas kuidagi loogiliselt või et sa said vastuse oma küsimusele. Aga jah, väga palju on muutunud ja ma olen kindlasti väga palju teistsugusem inimene, kui ma olin. Aga see on ainult hea, sest et ma olen muutunud positiivses suunas pigem, et just hästi positiivsed asjad on tulnud kaasa selle hirmsa diagnoosiga. If that makes sense. Küsimus on siis, et hei Merili, mul on hormooniline akne, hormonaalne siis ilmselt, mis tähendab, et lõuaosa on alati punniline. Palun anna soovitusi, mis jumestustooteid kasutada punnide peitmiseks, kui vahest on soovinud ilusamana tunda. See nüüd oleneb täiesti, kas on rasusem nahk või on kuivem nahk. Mida ma julgen soovitada, mis endale jumestust üleüldiselt teed, siis esimene jumestuskreemi kiht olgu selline kerge, et see on lihtsalt naha ühtlustamiseks, et ära kohe viruta endale sinna 10 kilo mingisugust jumestuskreemi peale. Kui need punnikesed on niimoodi hästi tihedalt teineteise kõrval, siis lase sellel esimesel jumestuskreemi kihil niimoodi ära settida. Tee vahepeal kulme näiteks või midagi muud või silmi või mis iganes sa teed vahepeal. Ja siis kanna juba peale sinna otse, aga ära kanna otse tuubist peitekreemi. Vaat see on üks asi küll, mida kui sul on akne, ei tohiks teha, et otse tuubist kanda punnide peale peitekreemi, sest et sellisel juhul see väike svammi otsakene, mis seal peitekreemi otsas on, võtab selle bakteri sinu naha pealt kaasa ja sina kastad ta kenasti sinna jälle tuubi sisse tagasi ja ta hakkab seal kasvama ja see hakkab sulle edaspidi veel rohkem punne tekitama. Nii et otse tuubist kindlasti mitte. Võta spaatli või millegiga sealt natukene seda peitekreemi ja võta mõni väike pintsel ja lihtsalt pane siis nende kohtade peale, kus sul on punnikesed ja lase tal lihtsalt olla. Lase ka vahepeal peale näiteks kinnituspreid ja lase tal lihtsalt olla. Jällegi tee mingeid muid asju senikaua. Ma tean, see on siuke nagu pikem protsess, aga trust me, lase tal kuivada ja siis võta jälle natukene jumestuskreemi ja hakkad tupsutama hästi õrnalt üle siis selle. Ja see peaks teoorias ära katma selle. Seal on veel mingisuguseid erinevaid nippe, mida näiteks mina kasutan, et kui see meetod ei toimi,
siis ma kannan eraldi punnikeste peale veel, mis jäävad veel kumama omakorda sealt alt. Kannan ma veel mineraalpuudrit niimoodi sinna peale, et see mineraalpuuder annab veel nagu sellist katvust juurde. Sa oled siin küsinud toote soovitusi. Näiteks punnikeste katmiseks on hästi hea toode, on Narsi peitekast, on sellise nagu potsiku sees. Ma lisan siia pildi ka. On see väga hea. Jumestuskreemidest näiteks Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish jumestuskreem on väga hea. Tal on selline keskmine katvuseks odavamatest Catrice'i True Skin, mu absolute favorite. Seda ma kasutan vist kõigist jumestuskreemidest kõige rohkem. Kreemidest veel näiteks Catrice'il True Skin'i peitekreem, jällegi väga hea, väga taskukohane. Kui te soovite sellist täpsemat videot selle kohta, et kuidas siis täpsemalt neid punnikesi katta ja mis tehnikat kasutada, siis andke mulle teada. Olen ise aastaid aknega maadelnud ja ma tean, kui raske see on. Ja järgmine küsimus siis on selline. Milline oli sinu kogemus mammograafia tegemisega? Olen kuulnud, et paljud jätavad ka sõeluuringul käimata, sest olevat liiga valus. No ma ütleks küll, et see on müüt. See ei ole kindlasti valus, et isegi mina, pidage meeles, et kui mina mammograafi juurde läksin, siis mul oli see rind paistes põletikuline, ta oli meeletult valus. Mul oli siin see peaaegu, et lahtine haav ka veel lisaks. Ehk siis see ei olnud mitte midagi hullu. Jah, see on ebamugav, sest et kogu see nagu see rinnakude prissitakse sinna masina vahele, aga see on ainult, see on nii hetkeks lihtsalt. Eesti ausalt, ma pigem kannatan ära paar sekundit valu, et saada teada, mis mul viga on, kui see, et ma elan teadmatuses ja hirmus sellepärast, et ma kardan, et mul on seal mammograafias valus korraks. Minu kogemus oli küll väga positiivne. Jah, see oli siuke ebameeldiv, sest et nagu kellele meeldib, et ta rind pressitakse kuskile masina vahele kokku lihtsalt nagu. Aga see on ju kõik sinu enda tervise nimel. Tartus näiteks rinnakabinetis ülimalt tore inimene, kes seal mammograafias töötas ja kes siis selle protseduuri läbi viis, et noh, ma ei tea, minul oli küll väga positiivne kogemus ja jah, on ebamugav, aga sellegi poolest see kestab ainult paar sekundit ja see võib päästa sinu elust. Juba 4. küsimus äkki või? Ja see kõlab nii. Mis on su kõige lemmikum ripsmedušš? Minu lemmikud kindlasti on Maybellini ripsmeduššid. L'Orealil on ka väga häid ripsmedušše. Seda viimast, mis skandaali tekitas siin TikTokis, seda mul ei ole proovinud ja hetkel ma ei saa ka proovida mingisuguseid ripsmedušše või kasutada väga palju, sellepärast et mul lihtsalt ei ole ripsmeid. Praegu mul on peal sellised individuaalsed tutikud siin, mis on siis ripsmeduššiga üle värvitud, et praegu hetkel ripsmedušš, mida ma kasutan, on Charlotte Tilbury oma, aga üldiselt jah, kõik Maybellini ja L'Oreali ripsmeduššid. Kõige lemmikum on Maybellini Sky High kindlasti, aga noh, nad on kõik väga close call, et väga nagu lähestikku teineteisele oma nii-öelda headuse poolest. Ärge kulutage ripsmedušši peale rohkem raha, kui see väärt on. Siis edasi ja järgmine küsimus on siis parim silmakreem, niisutav kreem, mida jumestuse alla kasutada. Kuna üldiselt silmakreemide ja näokreemide koostised on põhimõtteliselt üks ühele, seal võib-olla on mingisuguseid väikseid erinevusi, siis mina silmakreeme konkreetselt ei kasuta, aga julgen soovitada silmakreemidest. Näiteks Joigil on head silmakreemid ja Eesti bränd ka, nii et miks mitte toetada. Näokreemidest minu hetke kõige lemmikum on Veleda Skin Food kindlasti, et mul on hästi kuiv nahk ja keemiaravi alguses ma siis selle ostsin. Esialgu tegelikult ma ostsin selle klientide jaoks üldsegi, aga siis ma proovisin enda peal. Alguses mulle see lõhn üldse ei meeldinud ja siiamaani ei meeldi. Aga see reaalselt töötab, see tõesti niisutab nii hästi nahka ja ma olen jäänud teda igapäevaselt kasutama. Siis Embryolisse
kreem, mida ma ka väga palju, see on põhiline kreem, mida ma klientidel jumestuse alla kasutan. Hea jumestuse võti on korralikult ettevalmistatud nahk. Küsimus siis, millal kogu see ravi läbi peaks saama ja nii-öelda vähivabaks saad? Ma ei oska nagu täpselt öelda. Stid arvasid, et seal kuskil siuke aastakene su elust läheb siis selle kõige alla. Aga ma ütleks, et aeg on väga kiiresti läinud, et ma ei suuda uskuda, et mul on veel ainult 2 keemiaravi jäänud. Aeg on väga kiiresti läinud ja mul on hea meel, et see keemia saab läbi, sest et ma enam ei jaksa seda keemiat taluda. Eks see siis selgub, millal see kõik siis nii-öelda tehtud on, see kogu see ravisüsteem. Väga hea ja lihtne küsimus on siin. Kas hirmus ka on? No muidugi on hirmus. Ma ju valetaks, kui ma ütleks, et hirmus ei ole. Et ma olin täiesti valmis selleks, et ma kõhnun jõhkralt, et ma ei saagi voodist püsti, et ma ainult oksendan. Et ma põhimõtteliselt ei saagi oma elu enam elada, aga siin ma nüüd olen siis, kuna iga vähihaige lugu on niivõrd individuaalne, siis sealt tulevadki need sellised hirmujutud ka. Et ma nagu seda kartsingi kõige rohkem, et neid hirmujutte oli lihtsalt nii palju ja mind hirmutati nii ära nagu enne keemiaravi algust sellega, et kui jube ja kui õudne see olema saab ja igalt poolt nagu pressiti seda peale ja siis mul tegelikult raviarst nagu ütles ka, et tead Meril, ära kuula neid asju, võta päev korraga, vaatame kuidas läheb ja tegelikult on ikkagi ju hästi läinud ja ma arvan, et väga suurt rolli mängib siin ka see, et ma olengi ise hästi positiivne, mul on usku iseendasse, mul on usku meditsiini. Ma arvan, et see kupatus kokku on selle hirmu viinud miinimumini. Et see järgmine küsimus on küll see küsimus, mida mult küsitakse väga palju. Ja see kõlab nii. Tere! Kuidas sa oled nii vapper? Mina sain diagnoosi 4 nädalat tagasi, olen hulluks minemas. Saadan sulle hästi palju kallisid ja positiivseid mõtteid, et pea vastu. Tunneli lõpus on see valgus olemas, keskendu ainult sellele, et terveneda. Ma hoian sulle väga pöidlaid, et sul läheks kõik hästi. Aga see, et kuidas nüüd vapper olla, ma isegi imestan seda, et minu suhtumine vähidiagnoosi on niivõrd positiivne, tervislik. Keegi tegelikult ei saa anda seda retsepti, et kuidas olla positiivne või vapper või midagi, vaid ma arvan, et see kõik algab sellest, et iseenda sees tuleb iseendaga hästi palju tööd teha. Enda fookuses hoidmine on kõige olulisem. Küsimus siis, et sa oled mega kena ja tubli naine. Vahel tuleb pisar silma, kui näen, mida kõike pead üle elama. Ja ma sind päris elus ei teagi. Oled meeletult tubli naine. Aitäh sulle, väga armas. Ja küsimus. Kui peaks juhtuma, et sa enam lapsi ei saa, kas oled mõelnud adopteerimisele? Ei ole kusjuures. Ma ei mõtle üldse kusjuures selle teema peale praegu, sest et mul on fookus ainult sellele, et saada terveks, et kui mulle on ette nähtud siin elus saada lapsi või siis adopteerida kedagi, mõni laps, siis see kindlasti juhtub, kui see juhtuma peab. Ja kui kumbagi neist asjadest ei juhtu minu elus, siis see on ka okei. Et ma leian, et elus on kindlasti rohkemat peidus kui ainult laste saamine. Ma ei mõtle selliste asjade peale üldse. Aga eks ma siis räägin nendest asjadest, kui see peaks aktuaalseks muutuma mu elus. See on nüüd eelmise küsimusega suht samasse kapsaaeda, aga kas lasid enne keemiaraviga munarakke külmutada? Ma arvan, et ma vist oma selles rinnavähi videos vist ka rääkisin sellest, aga ei, seda varianti ma ei kasutanud, kuna see oleks lükanud keemiaravi alustamise paar nädalat edasi ja kuna asi oli tõsine ja tuli kohe reageerida, siis ma otsustasin, et me ei hakka aega raiskama. Küsimus on siis selline. Kuidas su sõbrad on muutunud sinusse nüüd versus enne? Sõbrannad on mul ikkagi nagu kaljud kõrval. Ei ole nad kuhugi kadunud, nad on 110% minu kõrval mulle toeks, käivad mul külas, hoiavad mind, hoolitsevad minu eest, kuulavad mind ära, nutavad, naeravad minuga koos. Kui nüüd sellest küsimusest natuke välja minna, siis
eks kindlasti on ka neid inimesi, kes võib-olla kardavad suhelda, kardetakse võib-olla tulla otse küsima mingisuguseid asju või kuidas tunned ennast või midagi, vaid et hoitakse eemale ja siis kuskilt, ma ei tea, kolmandate, neljandate isikute kaudu uuritakse vaikselt, et kuidas tal on, et aga sealsamas, et ma jagan oma lugu ju nii avalikult, et jumala eest ükskõik, kes tahab tulla midagi küsima mu käest, ma olen täiesti avatud raamat olnud algusest peale. Et nagu seda ma olen jah nagu tähele pannud just. Kokkuvõtvalt selle küsimuse vastuseks ei ole muutunud see suhtumine. On mõned inimesed, kes kadusid mu elust ära, aga ju nad ei pidanud siis seal olema ja sinna jääma. No nii, ja viimane küsimus siis. Kuidas sa meikimist hakkasid tegema, mis teekond sellel on? Tegelikult see huvi on mul ju väiksest peale olnud, et ma mäletan nii hästi seda, kuidas ma olin suviti ja kui olid talvevaheajad, ma olin maal vanaema ja vanaisa juures ja vanaemal oli lisaks talle veel 3 õde ja nad olid väga lähedased. Ja suviti näiteks jaanipäeva paiku nad tulid alati külla ja minu vanatädi, tema oli alati see, kellel oli selline suur meigikott kaasas, kus siis olid kõik igasugused nahahooldusasjad ja meigi asjad. Ja ma olin alati nii nagu amazed by, et ma olin nagu mingi, ma ei jõudnud ära oodata, et tädi jõuaks tuppa tulla, et no, jumala eest, võta juba paki see kohver lahti, et ma tahan su meigi asju lihtsalt nagu näha vaata, et siis ta lubas mul jah seal vaadata neid asju sealt koti seest välja tõsta. Huulepulkasid ma siis võisin nagu proovida, aga et muid asju ma ei tohtinud siis kasutada sealt, aga noh, võisin siis niimoodi vaadata ja niimoodi imetleda neid asju ja see oli minu jaoks alati nii tore lihtsalt. Vanaema oli ka selline, kes alati ikkagi enne poodi minekut ikkagi tuli ilusad riided selga panna, ikkagi musu suu pähe teha ja siis me läksime niimoodi 8 poodi. Ma arvan, et sealt see kuskilt see selline süva huvi pihta hakkas. Mu ema ennast üldse ei meikinud, tollel hetkel küll vähemalt mitte, et tal ei olnud mingisuguse meigi asju. Ja sealt edasi ma arvan, et kuna mul oli üsna tugev akne teismeeas, siis ma otsisin igasugu erinevaid viise, kuidas seda katta ja muidugi siis ei olnud ju väga neid oskusi ja noh. Rahaliselt oli ka niimoodi, et kuskilt Vene poest ostsid mingi 10 tooni tumedama jumestuskreemi ja arvasid, et ma olen ilgelt vinge vaata. Ja sealt edasi juba siis, kui ma keskkoolis käisin, siis tuli juba see, et hakkas see YouTube'i ilumaailm juba nagu vaikselt pead tõstma, et seal olid mingid tegelased, kes näitasid oma tooteid ja kuidas nad meiki tegid ja kõike ja siis ma olin juba nagu niimoodi, et oh my god, ma ei õppinud ka enam, ma lihtsalt vahtisin ainult neid videosid ja ma mõtlesin, et see on parim asi üldse maailmas, mis minuga juhtuda saab. Ja et jah, ma vaatasin neid videosid ja lõpuks ema vaataski ja siis oligi aasta 2013, et vist on see huvi nii suur, et siis ema kinkis mulle selle profimeigi koolituse siis Glow Makeup Schoolis Lana Vollo juhendamisel. Ja sealt edasi siis jah juba aastate, ma täpselt aastaid ei mäleta, aga siis ma juba elasin Tallinnas ja töötasin siis Kaubamaja ilumaailmas kõigepealt, siis mingi aeg hiljem olin ma juba Stockmanni ilumaailmas ja sealt tulid siis juba ka sellised brändikoolitused, asjad kõik, et niimoodi see pall kuidagi hakkas veerema ja siis kui ma Kaubamajas töötasin, siis oli juba see, et siis ma julgesin juba nagu katsetada ka rohkem, et juba paningi ise rohkem käed külge, et sõbrannade peal juba tegin meike ja proovisin ja mis iganes asju veel, et sealt kuidagi hakkas nagu veerema see pall ja ise hästi palju alati olen uurinud igasuguseid asju, et see huvi on nagu kogu aeg olnud ja ma arvan, see huvi ongi hoidnud mind nii-öelda selles maailmas üldse kinni, et ütleme ausalt, jumestaja amet, meil on nii palju jumestajaid Eestis, nagu üks parem kui teine, üks imelisem kui teine, üks osavam kui teine, ma ei tea, lihtsalt seda tehakse nii palju, et tegelikult on turul nii-öelda üleküllus. Aga ma arvan, et mis hoiab ühte head jumestajat oma ameti juures on ikkagi see kirg selle maailma vastu ja huvi ja see tahtmine inimestega suhelda ja neile nii-öelda neid häid emotsioone pakkuda siis oma tööga, et jah, selline see teekond on olnud. No nii,
saimegi kõik nendele küsimustele kenasti vastatud. Aitäh, kui sa oma küsimuse saatsid. Tegelikult olid väga head küsimused selles mõttes, et need küsimused panid ka mind ennast mõtlema korraks. Need mõned küsimused seal kattusid, siis ma lihtsalt valisin selle ühe küsimuse ja vastasin, et noh, topelt küsimusi ma üritasin mitte nagu vastata väga. Ma olen nüüd hakanud ka rohkem TikTok'e tegema. Ka seal ma vastan väga paljudele kommentaaridele, küsimustele, sest et seal jällegi ka on väga häid selliseid küsimusi, et kui sa tahad nagu veel saada selliseid vastuseid konkreetselt minu teekonna või millegi kohta, siis ma ei tea, mine vaata mu TikTok'e. Päris tore on neid teha. Ma ausõna, ma ei tea, mida ma seal keskkonnas teen. Ma ei oska väga hästi, aga ma õpin. Aitäh, et sa vaatasid. Ma loodan, et sulle see video meeldis. Kui meeldis, ma ei tea, pane like näiteks. Jäta kommentaar. Võib-olla sul on veel mõnda küsimust mulle esitada, millele ma saan siis kommentaarides vastata. Minu nii-öelda DM-id on alati avatud. Võite mulle kirjutada, kui soovite, ja vastan teile alati. Ja jah, ma arvan, et see on tänaseks kõik ja näeme juba järgmises videos. Tšau!